Saks, vana rahu, tõstab 2 punkti ära. Kaido Saks on tulnud nüüd 12. mehena väljakule. Saks alustab tabava viskega ja kolmene ja läheb. Ja Saks paneb 3 ära. Ja Saks hästi leitakse vasakust nurgast ja läheb ka. Saks on täna olnud tõesti väga hea. Üldse Saks on samasugune hea käega mees, kui ikka visata lastakse. Saks, nüüd enam ei jäägi muud üle kui peale visata ja pall korvi panna. Jah, Saksalt 3. Saks koht olemas, vise teele ja 3 punkti tuleb. Ja Saks võtab 50% tema trump ja paneb ära ka kohe. Tänavusel hooajal kõrgliiga debütandi Keila ridades väljakule tulev 36-aastane Kaido Saks on justkui korvpallurite hunt Kriimsill. Tähelepanu, valmis, läks! Hommikul asub ta Mustamäe Saksa gümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetajaametisse, päeval lõpetab magistriõpinguid Tallinna Ülikoolis ning õhtul paneb Keila tervisekeskuses juba 18. hooaega korvpalliketsid jalga. Minu tavaline päev on selline varieeruv, et mõni päev on intensiivsem, mõni päev on rahulikum, et ülikooliga see aasta mul väga aineid ei ole õnneks. Et eelmine aasta sai sellega kõik ühele poole, et jäänud on vaid magistritöö kirjutamine. Aga üldiselt hommik hakkab vara ja õhtu lõpeb hilja. Et õpetajatöö ja ülikool, pereelu ja korvpall, et see kõik kokku kombineerida. Et seal on suur osa minu abikaasal kindlasti ja minu perel, kes seda kes toeks on ja abistab. Ja üldjuhul elu näitab, et inimene on loomult väga laisk, et kui tal on aega liiga palju, siis ta ei tee midagi ja kui tal enam üldse aega pole, siis ta jõuab kõik asjad ära teha. Minu tugevused on kindlasti vise, ma arvan. Sakse. Reidemann seal Saksa peal. Saksalt tuleb vise ja on olemas ja Saks on läinud teisel poolajal hetkel hoogu. Ja just see võistkondlik mängustiil, mida mulle meeldib mängida. Et ma ei ole kade poiss. Reili Ross tõmbas õhku praegu kenasti kitsingu ja suurepäraselt mängib palli kätte korvi alla Kaido Saksale. Nõrkused, see ette lugeda siin skauditakse äkki, aga küllap minu see individuaalne kaitsetöö on olnud tegelikult see põhjus ka, miks ma arvatavasti siin Eesti meistriliigas olen 17 aastat mänginud. Tarvas väga aktiivselt vahetab kõiki mängijaid kaitses ja hästi saksab pärast käed vahele ja Kreeg läheb kiiresse. Ega nüüd see kaitsemäng nüüd nii hull ka ei ole, et mul ikkagi mõnikord tuleb seal vaheltlõikeid ja muid asju ka, aga visete blokeerimine mulle meeldib koppa panna küll, kui võimalus antakse. Aga lähivise ei taba hetkel. Ohoi, Saks tuleb ja blokeerib praegu selle peale viske. Ma arvan, et ennast iseloomustaksin ma üdini tiimi vennana, et kamba vaim ja võistkondlikkus, et need on need asjad, mis mulle on selle mängu juures väga meeldinud ja see on see, kuidas tahaks arvata, et teised ka mind näevad. Saks alustab tabava viskega ja ka Saks on täna olnud tõesti väga hea. 11 punkti, 5 lauapalli, 2 resultatiivset söötu. Korvpallipisiku ma sain arvatavasti, kui ma oma venna ja isaga käisin siis kaasas isa töö juures toimuvatest korvpallitreeningutel. Ja see hetk mind veel mäng ise ei huvitanud, ma olin rohkem see, kes sai pärast rõõmsalt saunas istuda ja värvilist fantat juua. Aga mingi hetk seal trennis midagi ikkagi väga paelus ja võlus, et koheselt ma korvpallitrenni küll ei rutanud, aga sealt arvatavasti see pisik sisse jäi. He said 3 guys under 1 basket, 2 balls, so we'll see what's going to happen. Tuleb meile või?
Ma tulen, jah. Väga. Oh, my favorites. Üks hetk sõber kutsus Lasnamäele Ralf Lainevoolu juurde Nevoxisse. Seal sai mängitud A-klassi, kus ma siis üldse esimesed ametlikud mängud mul olidki A-klassi mängud. Ja siis paralleelselt sai mingi hetk hakatud mängima ka 3. liigat Meelis Raiendiga Nõmmel. Ja siis ühel heal päeval ütles kehalise kasvatuse õpetaja, küsis, kas ma tahaksin meistriliiga trenni minna. Ma ei osanud midagi muud head öelda, kui et jah, tahaks küll ja siis mind tutvustati Kallele ja Kalle ütles, et pikk poiss, et esmaspäeval on trenn ja tule kohale. Ja nii ta läks. Kes mäletavad legende, siis Metstak, Rumma, Pehka, Kivinupp, kõik, kes seal läbi jooksid, Andre Pärn, et kõigilt oli kõvasti õppida ja kõik koolitasid ka korralikult kohe. Igasuguste soojendusharjutustega Kalle hüüdis kõrvalt, et noor kutt, sina muidku aga viska, mida ma ka tegin. Ja siis õige pea vanemad kolleegid tõid mu nii-öelda maa peal tagasi ja seletasid siis kiirelt lahti, et see mäng päris nii ei käi, et oma kohta tuleb tiimist teada. Ma proovin, ma paremini ei oska. Soome ma läksin, kuna Anatoli Krikun pakkus sellise võimaluse välja. Küsis, kas ma oleksin huvitatud mängima esiliigas ja tema nägi samuti minus potentsiaali. Et samas ta ka rõhutas seda, et ABC ikkagi korvpalli mõistes on väga puudulik. Ja seal ma tema juures väga tihti individuaaltrennides ka käisin ja talle olen ma kindlasti suure tänuvõlgu, et ta minuga nii-öelda tegeleda viitsis, sest et see polnud absoluutselt tal mingisugune kohustus minuga nii-öelda seal. Soomest põhjanaabrite juurest naastes leidis Saks uue mängupaiga nõudliku Aivar Kuusma käe all toonases TTÜ meeskonnas, kus sai hiljem suuresti tänu talle ka võimaluse esindada toonast esiklubi PC Kalev Cramot. Korra oma karjääri jooksul on mängumees teeninud leiba veel ka välismaal, kui veetis hooaja praeguses Taani esiklubis Bakenbergis. Praegu nüüd tagasi mõeldaseks, ma arvan, et kõige rohkem pingutasin Aivar Kuusma käe all. Ja see, kuidas ta meid noori seal sütitas see hetk, olgu see siis sõim või mitte sõim, et ma arvan, et jah, nii palju ma pole vist kunagi pingutanud reaalselt kui seal trennides. Kaido oli võistkonnamees, et ta oli ülimalt kiire esimese sammu vend ehk temaga oli selles mõttes nagu hea mängida, et talt tuli alati nagu kiirinakutuspunkte. Ja kui tema miinuseid lahata, siis sai ka kunagi, ma mäletan, omavahel räägitud, et ta kaalus juurde võtaks ja kehakontakti ei kardaks, siis seda ta ei suutnud teha ja ütleme siis ikkagi nagu individuaalne kaitse 1-1 oli tal ikkagi kehakontakti kartmise pärast nõrk, aga samas teatud asjadega ta kompenseeris selle ja minu meelest oli tal ikkagi nagu see areng oli nagu kogu aeg ülespoole, et tema persoon või tema iseloom oligi selline, et olla meeskonnamängija ja ma arvan, ta oli palju kasulikum selle nagu öeldakse omadusega, kui oleks ta olnud individualiste, siis ta oleks pidanud kõvasti vaeva nägema jõusaalis. No, ta oli 3-4 positsiooni mängija, üle 2 meetri mees, kellel oli ülihea vise, ma ütleks, pehme käsi ja seal oligi nagu, et oleks ta kaitses olnud ka törtsu parem, ma arvan, et tal oleks nagu võimalus isegi koondises nagu jalga kinnitada.
jah, nendel aastatel sain ma kutse B-koondisesse kõigepealt, kus siis Tiit Sokk ja teised treenerid valisid mind ka A-koondist esindama. Ja kindlasti on väga uhke, et ma olen ikkagi Eesti patrioot ja kui sa koondise kutse saad, sest minul varasemalt noortekoondise kogemust ei ole olnud, eks, ja see oli minu kindlasti üks vägevamaid emotsioone ja kogemusi enda mängijakarjääri jooksul. Ma olen vaatama, mis seis siin on. Poisid juba ütlesid mulle, et pane hääl valmis. Eks siis paistab, need hakkavad võib-olla mingit huumorit tegema. Härrased, tere jõudu! Tervist! Rahuliku tempoga 3 ringi ja gümnaasiumiks boonus juures kohe. Õpetajaks saada ei planeerinud. Et kui ma kunagi peale gümnaasiumit kehakultuuri teaduskonda astusin, siis see oli pigem sellepärast, et mulle meeldis sport ja mulle meeldis liikumine ja see nagu paelus mind. Korsu ma juba siis mängisin. Ja see, et ma õpetajaks sain, ma arvan, et see on väga hea, et ma sinna praegu jõudsin, mitte vahetult pärast gümnaasiumi ja ülikooli kohe, et ma arvan, et nahk on piisavalt paks, et praegusel ajal hakkama saada. Hästi, Julius, võid natuke tempo alla lasta. Neljapäeval on spordipäev. Jaa, see on homme juba. Ja nüüd nii ma siin seisan. Hästi, Ott. Rahulikult hinga. Tänaseks hakkab 5. aasta kehalise kasvatusõpetajana. Ja valikuga ma olen väga rahul, sest et suhteliselt kiiresti sain ma aru, et ma ei ole kontoritööks sobiv inimene, et mul peab olema seda liikumist. Et see tuleb minu jaoks nii-öelda naturaalselt ja see mulle sobib. Hea töö. Te olete soojenduse kõige paremad vennad. Tublid. Kes veel ei tea, siis homme on jooksupäev. Tuletame natuke pendli vahetust meelde, et teeme kõigepealt kerged soojendusharjutused, teeme põlvetõsted, sääretõsted, ma hüüan jooksvalt ette, nii nagu ikka. Ja siis teeme 2 gruppi ja teeme kerged jooksud ja mängime pesapalli. Sobib? Väga hästi. Aga võtke siia. Teeneduse kõrvale poole staadionini teed põlvetõsted ja rahuliku sörgiga teisele poole. Tagasi tuled sääretõsted poole staadionini rahuliku sörgiga siia lõppu. Kehalise kasvatuse töö juures meeldib mulle enim just seesama liikumise moment. See, et sul ükski päev ei ole täpselt samasugune nagu eelmine päev. Suhtlus nii kolleegide kui õpilastega. Et näha, kuidas klasside siseses meeskonna vaim tööle hakkab, et see on ja selle nagu panustada. Et see on väga, väga lahe. Emotsionaalselt pakub see töö just seda rõõmu nähes, kui mõni, kes ei saa vahepeal mingite asjadega hakkama, jälle saab millegiga hakkama. Kui mõni, kes tuleb, räägib, kuidas tal kusagil võistlusel on läinud, et just see suhtlus noorema generatsiooniga, et see hoiab värskena. Julius, rahu. Julius on hoos. Kuule, tuleta meelde veel. Kui saad pulga kätte, paned pulga vastu keha, vastu jalga, et on õige koha peal, on ju? Nagu tõrvikut hoiad ja annad edasi. Kui sa hoiad siit poole pealt, siis pärast jookseb sõber koos sinuga minema. Eks? Teeme ühe korra veel, siis hakkame pesapalli mängima. Tähelepanu, valmis, läks! Pulk paika. Võimas, Roland, võimas! Peaaegu okei. Raskemaid hetki selles ametis tuleb ikka ette, selles mõttes tuleb arvestada, et siin ei ole tegu spordiklubiga, eks. Siin on erineva oskuspagasi ja erineva tasemega lapsed sul parasjagu ühes pundis ja sa pead nad kõik suutma liikuma panna ja neid kõiki ka motiveerida. Et see võib olla
see on kõige suurem muremoment, aga meie pundis just õpetajate vahel see koostöö toimib ja me alati toetame teineteist ja jagame mõtteid. Me lepime selle jooksvalt kokku, te tulete kohale nagunii ja siis vaatame, kuidas teil see punt on, eks? Aga mitmendast tunnist? See info on teil olemas ja kooli seina peal on ka igal pool. Jah, enne seda olete tunnis ja pärast seda tõmbate uttu. Rahuliku tempoga üks ring. Tänapäevane kehaline kasvatus selle ajaga võrreldes, kui mina veel noor kutt olin, võib-olla seda pinget on natuke vähem, et noored tunnevad ennast vabamalt, see õhkkond on vabam. Kas see alati igal juhul hea on, siin ma praegu võib-olla jääks vastuse võlgu, aga kindlasti on näha seda tendentsi, et need, kes igapäevaselt liiguvad vähem kehalise kasvatuse tundides, saavad ennast liigutada ja tunda ennast hästi. Tänapäevase noore inimese füüsis on seinast seina. On neid, kes treenivad igapäevaselt peaaegu et tipptasemel ja on ka neid, kelle ainuke nädalane liikumine ongi need 2 kehalise tundi näiteks või 3. Et ega olukord laias laastus kiita ei ole. Et nende noortel on vaja kuidagi jõuda, neid on vaja kuidagi motiveerida ja sellega me tegeleme igapäevaselt, et võitlus nutimaailmaga on äge, et need tuleks nüüd kuidagi omavahel siduda. Ma tunnen, et noortel sisemine motivatsioon on olemas, kui seda toetada, et kui noorele anda see võimalus liikuda ja tegutseda siis, ja pakkuda erinevaid variante, siis nad tulevad kaasa sinuga. Et kuidas nüüd öeldagi, et kui sa lihtsalt loodad, et nad liigutama hakkavad, siis seda kindlasti ei juhtu. Oota, pendlisse lähevad kõik poisid või mina? Pendlis on 8 poissi, 8 tüdrukut. Aga meid on 7 poissi, et ma jooksen 2 korda pendlis. Jooksed 2 korda? Jah, jooksen 2 korda. Ja selles teises jooksus 2 poissi, 2 tüdrukut. Olen mina, Stefan, Marek ja Karla. Ja tüdrukutest on Darja, Emma, siis meie uusõpiline Eeva ja Nicole. Peaasi, et ise teate, ise panete kokku. Jah, väga tublid. Hea töö. Head aega. Eesti noored kohalikust liigast ülemäära teadlikud ei ole, tuleb paraku öelda. Et nad vahetevahel ikka küsivad. Ja nii nagu noorele eestlasele ja vanale eestlasele kombeks, siis küsitakse siis, kui ikka kehvasti läheb mäng. Et see on, aga see on okei ja see ongi osa sellest korvpalli elust. Aga jah, pigem küsitakse NBA kohta, pigem küsitakse Euroliiga kohta kui üldse. Tänaseks on siis koolipäev läbi ja varsti võtan suuna ülikooli, lähen ise targemaks saama. Ülikooli ma tegelikult läksin kohe peale gümnaasiumi. 2 aastat käisin ära ja siis tuli Soome minek. Ja kui ma tagasi tulin, siis akadeemiliselt ma tagasi õppima ei jõudnudki, et siis jäi nagu see profikorvpalluri elu domineerima. Üliõpilane Saks tuli ahistama. Tagasi ma läksin nüüd, kui ma olin kusagil 30, et lõpetada baka ära ja magistrit püüdma minna. Kui magistrikraad nüüd kätte tuleb, siis ma arvan, et tööalaselt väga mingisuguseid uusi kaarte see mulle ei ava. Et pigem on endal see meelerahu, et see üks periood on nii-öelda eduka lõpuni viidud ja eks siis vaatame, mis järgmine samm on. Tervist! See käib. Üli hästi. Kümnendikud algul ütlesid, et pane vaim valmis. Ja läks rahulikult.
Jump stop. Loodetavasti muud materjali on rohkem, et seda väga pikalt ei näita. Mulle meeldis, kuidas Peep suvel minuga suhtles, et ta rääkis suhteliselt avatud kaartidega, mis võistkonnal plaanis on, mis enda nägemusest ja ma arvan, et meil esialgu see jutt nagu klappis. 40. Okay. We have normal big guy. First option, we need look big guy under basket. Yes. It's not possible. 4 here position. Yeah. We play number 4 and off. 4 pop up and 5 here and play. This position after this run, yeah. 2 make the pass number 1 and 4 and off, pop up, 5 here. You have option here and here. Okay. We start same start. Lähme! No, Kevin, pane 3. Ola! 5-0 championit, kurat. Kaido on, ütleme ausalt, päris muhe mees, et sellist meest on arvati igasse tiimi vaja, et kui vaja, ta ütleb ka midagi halvasti, aga samas ta on nii-öelda nagu, kus ma ütlen, oskab ka pulli teha, et hoiab sellist meeleolu üleval, et siin väga pead norus olemist ei ole, et ta on niisugune, kus ma ütlen, seltskonna hing. Nõus, et tiimimängija, et teab, mis on ta tugevused, mis ei ole, et väga siin nii-öelda oma statistika taga ei otsi, et väga niisuguse, kus ma ütlen, oskab nii-öelda kossu mängida, et intelligentne mängumees. Sama liikumine. Ära muuda midagi, kui töötab. Ma olen 5 siis praegu. Ma olen 5. Kõik ära. Ja pane. Ops! See on see hea pall, kurat. Mati ei play. Anna siia söödu, et ta keerab siin enda selja taha selle mehe. Paned siia selle söödu, ta on lõus, jah. Mitte kuradi, mitte Janne, sa saad tuleb siia sööta, siit läheb alla. Praegu oli täpselt see olukord. Ma arvan, et eesmärkide seadmisega eks iga hooaeg ju lähed kaasa selle asjaga, mida treener ja tiim sinult ootab ja ise oled sama meelt, et lähed alati endast parimat andma. Kas nüüd just kuhugi välismaale uuesti ennast pressida ja maha müüma, ma arvan, et minu elu on siin piisavalt rahulikkusele orienteeritud juba, et sellist rännumehe staatust enam taga ei jää. Ise! Palli pahvi, noh! Hästi, Karl! Hea poiss! Vanusega ma tegelikult arvan, et see mängijakarjäär võiks veel kesta, kuna enesetunne on hea. Et minu raam on kerge, et mul ei ole seda muret, et peaks ülekaaluga siin väga pusima. Ja üldiselt mulle koss endiselt hirmsasti meeldib, et ma arvan, et ma mängin nii kaua, kui jalgades rammu on. Shoot! Good job. Oota. Ta ei saa. See on liikuv kate kohe. I have to set screen and then you go.
sa pead olema siin nii rahulikult, et sinu kaitsevend arvab, et sa ei tee midagi. Rahulikult tölla siin, oota ära, kuni see kontakt on ja siis lähed. Korvpallitreeneri ameti peale ma olen mõelnud varasemalt vähem, aga nüüd järjest rohkem, sest võib-olla see vanusega tuleb see moment, et midagi edasi anda järgmistele kossusõpradele, ja kogemuse pagasi on päris korralik. Hei, talk! Karl, see on sinu mees, sina räägid, et kate on. Good deal, let's go! Run! Hästi! Hea, Karl, saad! Võta vastu! Treeneri ameti puhul ma arvan, väiksematega on see, et sa voolid nad nii-öelda oma käe järgi ja oma nägemuse järgi algusest peale. Aga ma ise tunnen, et vanematega on minul endal isiklikult lihtsam töötada. If anybody was wondering, this was bullshit. You have the biggest guy in the league, you need to find him every time. Noh, ütleme, kui ma näen, siis kindlasti hea lastetreener ta võib kindlasti olla, sest tundub nihuke ladusa jutuga ja ma usun, et ta kindlasti lastele meeldiks, et nihuke hea treener. Mis soovitusi ma oskan anda, ega kõigepealt tuleb see samm teha ja ma usun, et ta saab hakkama. Pikk karjäär on õpetanud just seda paindlikkust, ma arvan, seda, kuidas meeskonnas hakkama saada, kuidas panustada ühise eesmärgi nimel, et see on selline väga suur kingitus, mis korvpallur endaga kaasa saab tegelikult, kui ta hiljem teistele aladele läheb või astub nii-öelda enda sammu tavaellu võib-olla. Pikk. Panen ka ühe. Parimad mälestused on, ma arvan, et üks kindlasti, kui ma kunagi üldse meistriliigaga nii-öelda ennast sidusin, kui ma Kalle Klandorfi meeskonda kutsuseks, siis kui me TTÜ-ga Balti liigasse saime kunagi läbi mängude, siis kui me TTÜ-ga pronksi saime, see oli väga vägev. Kindlasti karikavõit Rakverega, Craamoga meistritiitlid, aga mitte ainult need võidukad hooajad, et tegelikult ma hindan väga kõiki enda neid aastaid, nii et ja loodetavasti tuleb neid mälestusi veel. Meeldejäävamad meeskonnakaaslased kindlasti on see esimesed aastad Pirital legendidega koos, nende vahel joostes, siis kui Soomest tagasi tulin, TTÜ-punt kindlasti kõik mängijad ja ka Aivar Kuusmaa, kes see hetk meil peatreener oli. Kalle Klandorf kindlasti, Andres Sõber kindlasti, et tegelikult kõik treenerid, kelle käe all ma olnud olen, et neilt ma olen midagi õppinud ja neid mehi ma austan väga. Okay, tomorrow morning is free and evening practice same time. Yeah. And try tomorrow a little bit better. Okay? Okay. Okay.